Tere õhtust, mõtleme veel ja mõtleme taas. Mõtleme täna selle peale tegelikult, millest suurel määral või mis hingusest on kantud Eesti Vabariigi põhiseadus, ehk siis sellest, et me peame säilima ja mitte ainult säilima, vaid ka arenema ja mitte kunagi siit maailmast ära kaduma. Tegelikult tendentsid paraku midagi sellist meile ei näita. Ja tere tulemast Eesti Klubi president Mati Väärtnõu. Ega vist ei olegi selle 23 aasta jooksul kunagi olnud see rahvastikust taastootmine või see rahvastiku küsimus kui selline kunagi polegi prioriteet olnud selle aja jooksul. Tere kõigile. Tõepoolest huvitav on kuulata meie poliitikuid ja väga kõrgel kohal, et kui on jutt meie tänasest seisust, rahvastiku kadumisest ja kõigest muust, siis räägitakse niiviisi, et aga teistel on ka niiviisi. Et kõigil postsotsialistlikel riikidel on selline seis, ega me ei saa paremad olla. Aga kui siis küsida, et tõepoolest 23 aasta jooksul on, millal on võim seadnud prioriteediks põhiseaduse preambulis toodud ülesande, mis on siis meie rahva kestmine, rahvastikuprobleemid ja muud asjad, millal on see olnud ülesanne number 1 riigi jaoks, millest on tehtud kõik muud otsused oleks sellest lähtuvad. Seda aega 23 aasta jooksul ei ole olnud. Ehk siis see on sama asi, et eile sadas lund. Minul on lumehang on ukse ees, ma ei võta kühvlit kätte, mul on ikka lumehang ukse ees ja siis ma süüdistan või kui mul etteheide tehakse, mul öeldakse, aga naabrimehel on ka lumehang ukse ees. Ma ei saa välja, aga naaber ei saa ka. Täpselt nii. Ja siiamaani tegelikult see ongi ju taandunud suuresti igasuguste PR-meeste pärusmaaks selles mõttes, et ükskõik missugune asi on halvasti kuskil, no suisa karjub, tuleb leida keegi, kellel on veel hullem ja siis õigustada seda tegemata jätmist siin kohalikku ja õigustada seda situatsiooni ja olukorda, mis on välja kujunenud. Nii on see tõesti välja kujunenud tänaseks ja seda korratakse nii-öelda valimisest valimisteni ja tõesti see 23 aastat me oleme sisuliselt ära raisanud. Selle asemel, et tegeleda sellega, mis meie kestmist siin põlistaks. Toon ühe näite, mis üks linnukene kõrva silistas. Kui nüüd valimistele vastu minnakse, siis sotsidel oli olnud suisa üleskutse selline mingisugune punkt seal, et tuleb tagada ameeriklaste riiklikud huvid siin, nende igakülgne teenindamine või täitmine või midagi taolist. Et nende huvid on kõige tähtsamad, alles siis tulevad kellegi kohaliku Mihkli või Mari, ehk siis meie endi huvid, kõigepealt kellegi teise omad. No võt, sellised asjad on tõesti imelikud, et isegi kui on ta kusagil mustandis sisse kirjutatud või kus iganes, siis see on täiesti ennekuulmatu, et keegi paneb mingi teise riigi huvid esikohale ja siis on alles meie huvid. Millal on meie huvid esikohale seatakse? Doktor Jaak Uibo on ütelnud seda juba ju mitmeid aastaid tagasi, see oli kas 99, kus siis ütles, et meie kõige suuremaks probleemiks on Eesti keskse filosoofia puudumine. Ehk siis vanasti oli meil Moskva keskne, siis nüüd on Brüsseli ja Washingtoni keskne. Aga kes meie ees seisab? Ja kui ikka... Ei, aga küll nemad seisavad, öeldakse meile. Küllap nemad seisavad, juba on tank siia toodud, piltlikult, juba on sõdur siin, mingisugune muu ja nii edasi. Küll nemad seisavad. Aga kes on teinud vastav uuringu, et need sammud huvid nüüd kattuvad, et need, mis on USA huvid, et need on ka meie huvid. Mitte keegi ei ole seda uuringut teinud, mitte keegi ei ole isegi tõestanud, midagi sellist saab olla. Ja kui me tegelikult lähme sisusse, siis vaata kogu selle 23 aasta jooksul on tegelikult olnud nii, et meie huvisid ei ole ju olnud. Ja kogu aeg on võetud, et me peame olema Euroopa Liidus, me peame olema NATOs, me peame olema USAs. Et me peame seisma ja igakülgselt tegema koostööd nendega, siis me oleme kaitstud. No, et olla kaitstud, võtame selle, mulle väga meeldis, sa oled teinud tähele pannud ühte niisugust tendentsi, ehk siis suuremat pilti, mida meil reeglina nägema ei kiputa. Ja jutt on siis seotud selle samase meie enda rahvaarvu vähenemisega, see on siis iive negatiivne, pluss siis väljarändamine igal poole mujale, parema elu otsingutel ja mitte ainult palk ei ole siin määrav. Täiesti kindlasti mujal, kus peetakse siin teeskät mitte tööjõuks või mingiks statistiliseks maksumaksjaks, vaid eelkõige nähakse sinus isiksust kui sellist. Aga selle töö, ja nüüd me seisame silmitsi probleemiga, meil on see selgeks tehtud, et me paratamatult peame hakkama arvestama tööjõu sissetoomise vajadusega. Ja nüüd on see väga huvitav rida.
Jah, tõepoolest selles mõttes on see huvitav tõesti see rida, et septembris 2014. September siis 09. 2014. Jah, ütles siis Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar, et kahaneva rahvaarvuga Eesti arengu turgutamiseks on vaja juurde inimesi. Ja siis tema väitel hiljuti Siseministeeriumi poolt ellu kutsutud kohanemisprogrammi järgi nähakse ette, et järgneva 5 aasta jooksul jõuab Eestisse kokku ligi 49 000 uut immigranti. 49 000. 49 000 uut immigranti. Muidugi Siseministeerium ütles selle peale, et see on niisugune ennatlik info, et see ei vasta päris tõele ja mis iganes, ühesõnaga minul jäi mulje, et number on välja käidud. Number on välja käidud, hakake harjuma. Tartu Ülikooli teadlased on kõik rumalad, kes ei tea täpselt, mis toimub. Eriti vanemteadrid. Ja mina seda muidugi ei usu. Ja nüüd 4. jaanuaril siis ütleb 04.01. 2015 ütles siis välja Johannes Haan, see on siis Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisvolinik, et Balti riigid võivad peatselt seista silmitsi põgenike vooluga riikidest, mis on Euroopa Liidu lõunanaabrid. Ehk siis Itaaliasse, kus see põgenike probleem on nii edasi. Ja 5. jaanuaril ütles siis meie välisminister Keit Pentus. Reageeris kohe. Ütles välja niiviisi, et seda hoiatust tuleb võtta tõsiselt, mille kohaselt siis need lõunanaabrite põgenikud meile jõuavad. Ja 6. jaanuaril, see on siis päev hiljem, tuleb siis uudis, et Riigikantselei strateegiabüroo ja Euroopa Liidu sekretariaadi eestvedamisel valminud mõttepaber peab Eesti suurimaks probleemiks tööjõu vähenemist ja selle aruande järgi prognoositavalt kahaneb 20–64 aastaste inimeste arv tööjõuturul järgmise 5 aastaga 44 000 inimese võrra. Ehk siis, vaadake nüüd siia, kust need numbrid tulevad. Kõigepealt käiakse välja, siin on üks hea selline poliittehnoloogia näide, lugupeetud vaatajad, kuulajad täpselt samamoodi. Kõigepealt süstitakse sisse kuskilt nii öelda kõrvalt teaduslikest ringkondadest tekib mingisugune number. Selle numbriga, mis esialgu võib-olla ehmatab, hakatakse ümber käima ja me oleme tänasel päeval, kõik oleme ära harjunud selle esiteks mõttega, et neid on vaja. Teiseks, et nad on nii tulemas, nüüd iseasi, kus koha pealt nad tulevad ja number, hea küll on natukene väiksem kui see 49 000, aga siiski 44 000. See on ikka väga suur number tegelikult Eesti jaoks ja meil on välja toodud, kust nad tulevad. Meile tulevad nad Euroopa Liidu lõunapiirilt. Nii et eestlaste jaoks ja Eesti rahva jaoks tähendab seda, et me toome sisse siia teise religiooni esindajad ja väga suures ulatuses. Me ei saa hakkama täna venekeelsete küsimustega siin. Meil on, osad tahavad neid idapiiri taha jätkuvalt saata. Mis me siis nüüd teeme? Et nüüd toome sisse suure hulga neid inimesi, kelle sündivuskordaja Saksamaa ja Prantsusmaa näidete alusel on 4–6 last pere kohta. Pange tähele, meil on see sündivuskord, tähendab, meil on see negatiivne. Meil on see 1,6 on kusagil praegu. Nii, 1,6. Sealt tuleb seltskond sisse. Me ei mõista kedagi hukka, me ei mõista kellegi kultuuri ega usundit ega mitte midagi. Kuid siiski on need numbrid, see 44 000, see korrutage nüüd mõni kas vähemalt 2-3-ga, sellepärast, et perekonnaliikmed ja kõik see seltskond, kes nendega kaasa tuleb. Just. Nii et siis võtke meie enda rahva arv, mis on 1,2 miljonit kuskilt keskelt, täpselt ei tea keegi, kui palju on siit ära läinud ja nii edasi. Siin varsti me seesama olukorra ees, kus on iga teine või kolmas hoopis teistsugune inimene, kui me praegu oleme. Selle vastu mul pole midagi, kui on teine, kolmas teistsugune inimene. Küsimus on selles, et missuguse kultuuri pagasiga nad siia tulevad. Kui ikkagi täna on teada, et Rootsis juba võimu esindajad ei julge minna mingi üle 30 piirkonna, kus nad ei julge minna. Ja rääkimata siin Prantsusmaal toimunust ja millestki muust, siis küsimus on, et kas me tahame seda siia Eestisse, kas me suudame sellega hakkama saada, kas selles tingimuses me saame oma põhiseaduse preambulis toodud ülesannet üldse täita. Ja see on väga tõsine mõttekoht, kui me tahame kedagi tuua ja selge see, et täna on selline teema, kus rahvast väheneb, kõigepealt me peame oma rahvast siin hoidma kinni. Sellega kinni, et me teeme tingimusi paremaks. Jõuga ei saa kedagi kinni hoida. Ja teiseks, toome need siis Ukrainas sisse. Ukrainas on põgenike küll, toome siis ukrainlast sisse, vähemalt on, me teame neid, tunneme neid,
Aga täna on üks probleem sellega. Probleem on selles, et meil on Vene hirm. Nii, ma tahtsin just öelda, kõige selle süsteemi õlitamiseks on vaja üht väga suurt tingimust, et inimesed sellega lepivad, nad võtavad seda vastu kui paratamatust, selleks peab olema kaks asja. Vaenlane, nii sisevaenlane kui välisvaenlane. No välisvaenlane on meil nüüd loodud, küll see on Venemaa ja meil väga paljudel on jäänud mulje ja mõte, et ja ta ongi tulemas ja kohe ta tulebki ja mitte midagi muud Putinil peas ei olegi, kui hommikul tõuseb, kuidas selle väikse Eestiga hakkama saada, vähemalt või korraldada. Kellele selline tohutu hirm, ma ei ütle, loomulikult tuleb olla ettevaatlik, tuleb kõikide asjadesse suhtuda mõistusega. Kaine analüüs on siin reeglina abiks, sest kui kas või lähed boksiringi ja oled närvis kui kurivaim, võid arvestada juba ettekaotusega, kui sa kainet mõistust siin ei kasuta. Kellele see hüsteeria sõna otseses mõttes kasuks on? No tegelikult me peame aru saama ühte asja. Kõik suurriigid, olgu see Venemaa, USA, Türgi ja kes neid veel siin on, no võib-olla India veel siin, et kõik käituvad ühe mustri järgi. Nendel on omad poliitilised, geopoliitilised huvid. Kui me oleksime praegu, koliksime Eestist ära suure Venemaa hirmu eest, läheksime, ostaksime Kreekalt ühe saarekese, koliksime sinna, siis ma olen täiesti kindel, et meil tekiks Türgiga probleeme. Sest Türgi tahaks meid kangesti juba moslimi usku lükata, no nagu Küprosel nad selle juba korraldavad. Nii et tegelikult me ei saa ütelda, et need konkreetsed, see konkreetne rahvas on seal halb või nii edasi. Neid on lihtsalt nii palju kordi rohkem, neid on miljoneid seal, 100 miljoneid. Ja vaat seal on see asi, et neil on teistsugune arusaam, teistsugune poliitika ja me peame sellega arvestama. Meil ei ole mõtet halada nende olude üle, et vaat olud on sellised, et saaksime me kusagile teise kohta, küll siis oleks hea. No ei ole hea, teises kohas on teised olud ja seal on samamoodi jälle on vaja oludega tegeleda. Mida meil vaja on? Meil on vaja need olud panda enda kasuks tööle. Panna olud enda kasuks tööle. Ja see on selge, et suurriigi kõrval on ohtlik elada. Nii või teisiti. Aga kui me paneme need olud enda kasuks tööle, me ei karda seda iga päev, et tuleb päev X, millal meid võetakse. Ja kogu aeg on mingisugune selline, no homme tuleb ja lõpuks harjutakse ära selline pidev häirekell. Ja muide, puht psühholoogiliselt on ju selline asi, et aju hakkab tootma teatavad fermente pideva ohu korral. Ja kogu organism häälestubki sellisele pidevale häiresolekule, mitte midagi normaalselt enam mõelda või mõistusega võtta ei saa. Kogu aeg kõik on kantud sellisest hirmust, aga kui nüüd tuleb, selline ühelt jalalt teisele hüppav talupoeg, kes tänitab, parastab ja ootab, kuni midagi lõpuks juhtub. Ja kui peakski juhtuma, mujal on, kas või selles samas Soomes, põlvkondade jooksul toredaid inimesi üles kasvanud külluses, siis meil on ainukene mure, millal neil see asi kokku kukub. See ei ole jätkusuutlik, see ei ole selline. Ainult ootab ja siis, kui ta juhtukski kukkuma, ma ju ütlesin, et ükskord kukub kokku, ma ju ütlesin ükskord. Selle asemel, et elada, nautida seda, mida sul antud on. No siin ongi algusest peale tehti tegelikult viga. Et kui me vaatame, kuidas Eesti taasise seisus, siis ju Ülemnõukogu saadikud, Eesti Ülemnõukogu saadikud, neil oli kindlasti erimeelsusi. Kindlasti. Jah, need jäeti kõrvale sellepärast, neil oli ühine eesmärk, nad seisid vabaduse poolt, vabaduse eest. Nad ei olnud NSV Liidu vastu, vaid olid vabaduse eest seisid. Vaat see on kaks täiesti kardinaalselt erinevat asja. Oleks nad olnud NSV Liidu vastu, ma arvan, et me poleks vabaks saanudki, me oleks suure verevalamise saanud ja mitte midagi muud. Aga nad olid vabaduse poolt. Ja nüüd, kui see vabaduse kätte saime, mis siis juhtus, Mart Laar tuli võimule, no muidugi kooliharidust selleks ajaks veel palju ei olnud, aga sellest hoolimata tõesti seda ei saa nagu vabanduseks tuua, siis järgnes poliitika, kus siis oldi mitte enam iseseisvuse, vabaduse ja sõltumatuse poolt, vaid idanaabri vastu. Et kõik see, mis oli hea, et mis nagu tegi idanaabrit viletsamasse seisu, kõik see meile meeldis. Ja vaata, sellepärast... Aga oma asjad seal juures unustati ära. Aga oma asjad unustavadki ära, sellepärast, et ega siis, kui sa oled millegi vastu, ega su oma asjad ei lähe enam edasi. Sa ju kõik sinu tegevus hakkab olema sellest, et ju reageerib... Ühelt poolt siis destruktiivne tegevus vastu ja konstruktiivne millegi poolt. Täpselt nii. Ja tegelikult täna oleks poliitikas vaja see vastu olemine 2-3 aasta jooksul, mis me teinud oleme. Kuhu me välja jõudnud oleme? Mõni ütleb siiamaani, et ei, me nii ei saa, et me peame ikka kuidagi teisiti. Me oleme 23 aastat teisiti läinud. 23 aastat.
kuhu me välja jõudnud oleme, mitte kuhugi. Rahvas lahkub, iivet ei ole ollagi enam ja... No ma mängin natuke vana kuradi enda advokaat, ütlen, aga siiski me oleme NATO-s, me oleme Euroopa Liidus, meil on euro, mis veel, meil on... Värvitud majad. Meil on värvitud majad, kus sõidad kuskile, on näha, linnapilt on muutunud, nüüd kohe hakkavad sõitma teistsugused trammid, riigigümnaasiumid tekivad, ma mõtlen... Vaat selles asi ongi, et kõik need asjad, mis me täna praegu rääkisime, välja tõime, need ei aita rahvastiku kestmisele kaasa. Nad võivad seal kõrval olla, nad on abistav faktor, aga nad ei aita otseselt kaasa. Ei see aita see kaasa, et mul on ilus klaas Vassadiga hoone siin, ei aita kaasa meie kultuuri kestmist, mitte kuidagi see. Sest kultuuri kestmist põlistab ainult maaelu. Kus on maaelu? Maaelu ei ole. Nii et need ei aita kaasa. Ka ei aita kaasa USA ja Euroopa Liidus olemine. Miks? Aga vaadake, rahvas, mis on nende poliitika? Nende poliitika on välja öeldud rahvusriikide kadumine. Ja see on nii Euroopa Liidus. Euroopa Liidu juhid on üllitanud selle Euroopa manifesti. Seal on otse, see manifest on ise rahvusluse järgse Euroopa manifest. Ehk siis panete tähele, lugupeetud kuuled, rahvusluse järgsele. Mingite rahvusriikidega enam tegemist ei ole. Ja kuigi ehkki meie vabariigi põhiseadus räägib siiski rahvuslusest kui sellisest, meie rahva kestmisest ja kuidas igavesest ajast keele, kultuuri säilimine läbi aegade. Läbi aegade, täpselt niimoodi. Kui me nüüd rahvusluse kui sellise lõpust räägime ja Angela Merkel on ikka hiljaaegu muide välja öelnud, et jalus ripnevad igasugused väikesed rahvusriigid oma mingisuguste veidrate huvidega. See tähendab, ühelt poolt me seisame silmi selle föderatsiooniga. Selle föderatsiooni kohta on meie president paar aastat tagasi juba öelnud, selles föderatsioonis ehk siis rahvusriike, kui enam ei ole, me oleme suures mingis föderatsioonis, nagu me kord juba olnud oleme, selles ei ole mitte midagi halba. Seda võiks käsitleda ju sõna otseses mõttes põhiseaduse vastase tegevusena. Jah, sellega Eesti klubiga reageeris, aga me ei saanud siin päris konsensust teatud põhjustel, aga tõepoolest me seda arutasime, et kas on istuval presidendil üldse õigust seista föderatsiooni ees, kui ta on andnud presidendi ameti vande. Ta on andnud vande ja vanne on põhiseadus kusjuures, et seista meie riigi eest, riigi väärtuste eest, mis on siis iseseisvus ja sõltumatus eelkõige. Ja nüüd see sama president, kes on andnud vande, ütleb, et ei, et teate, föderatsioonis pole mingit talba, et kui me sinna lähme ja tore on. Tähendab, no ilus oleks ikka enne seda panna oma presidendi volitused maha ja siis oma meelsust näidata, kui ollakse seda meelt. No aga võib-olla praegu on väga palju neid, kes arvavad, et et aga nüüd on aeg edasi läinud, et ei olegi võimalik ju selline väike riik ja me peame ju kuskile ometigi kuuluma ja kui meil on kahest halvast võimalik valima hakata, et siis loomulik on see, et võetakse see vähem halb, kuigi tegelikult see vähem halb on midagi taolist, mille isegi kritiseerimist peetakse väga ja väga halvaks tooniks. Vot see vähem halb on siiamaani välja selgitamata. Ja vaat see on selle asja nagu halb külg, selle vähem halb külg. Et tegelikult me ei tea, mis asi on vähem halb, et kui me täna veel kord tulen sinna tagasi sinna Euroopa Liidu USA juurde, siis nende poliitika on rahvuste vähenemine või rahvusriikide kadumine sõna otses mõttes. Siis kas me tõesti saame, tark inimene saab mõtelda nii, et ja küll Vene hirmus me parem kuulume sinna kooslusse nende institutsioonide hulka, kelle ametlik poliitika on rahvusriikide kadumine. Ja siis me püsime seal alles. No ma arvan, et see on täitsa rumalus, täitsa totrus kohe. Sellist asja ei saa juhtuda, et olles koos nii-öelda poliitikaga, kus on sisse kirjutatud kadumine, siis saab midagi seal alles hoida. See on mõeldamatu. Järelikult meil ei jäägi muud üle, kui tõesti lepime sellega, et see päev X võib tulla, kui meie neutraalsust ei arvestata. Aga sinnamaani me tugevdame oma rahvast. Kui elujõuline rahvas elab üle ka küüditamise, see oli ju näha teise maailmasõja ajal, elujõuline rahvas elas seal üle, aga kui rahvas on hirmunud, kui ta on kodust jalga lasknud, kui ta ei tunne ennast siin enam, et see on tema kodu, no mis mingisugusest asja üles elamisest räägime. Kusjuures, ma ütlen ühe asja veel ära siin, see on hästi huvitav, et kõik need erakonnad lõid välja oma, et näed, me kaitsekulutused peavad olema 2% SKP-st ja nii edasi, et me seda ei vähenda ja seda pigem suurendame veel ja see annab meile mingisuguse julgeolek garantii. Siis kuule inimesed, kellele annab paar tanki julgeolek garantii? Venemaal on Iskander raketid,
mis tulevad sealt 500 kilomeetrit, palju see tegevusraadius on, neil pole mingit tanki üle piiri vaja saata. Ja seda raketi eest ei kaitse meid ükski tank. See on esimene asi, aga teine asi, mis on palju olulisem. 23 aasta jooksul ei ole Eestis tegeletud tsiviilkaitsega. 10 aastat või 15 aastat tagasi räägite, et sellega peaks vist tegelema, ma isegi vaatasin, et internetis oli vastav info üle, aga siiamaani ei ole keegi tegelenud. Ühtegi senti sellest rahast, mis kulutatakse siis praegu kaitsetegevusele, ei lähe tsiviilkaitse peale. Mis see tähendab? See tähendab seda, et rahvas ei tea, kuidas sõjategevus kaitsta. Näiteks, kui meil tuleks praegu Ukraina olukord, kuhu minna? Kelle juurde, keda sa kuulma lähed? Ja esimene asi, asjatundjad on öelnud, et kõigepealt tuleks minema saata, need tõsiolukorrad meie võimustruktuuride jaoks tähendavad ühte asja. Nende jaoks on ju sõda midagi virtuaalset, mida on eemalt kuskilt ohutust kaugusest võidlemisi tore pealt vaadata ja tagada loomulikult nagu ikka järjepidevus. See tähendab, et nemad hakkaksid seda asja kaugemalt pealt vaatama. Ja mitmed Saksa vägagi väljapaistvad ajakirjad on kajastanud seda teemat, näiteks Spiegel või Die Welt, Baltische Staaten, rüsten aus vor Angst, Russland ja seal naerdakse sõna otseses mõttes, irvitatakse nende kaitsekulutuste üle igal juhul 2%. Seda ei tee ei Läti ega Leedu, ka nendel on hoidu vaadata oma probleemide peale. Just nimelt need hiigelostud. Sakslased on nendest kirjutanud ka, et nii ja nii palju. Ostku siis see üks lahingumasin vähem või 2, aga te saate omale selle eest ostetud. Pole vaja neid jõulutunneleid korraldada. Te saate selle lapse kopsuaparaadi. Te saate selle. Ja nüüd kui siis kokku panna see metallikolakas või inimese teadvus selle kohta, et tal tegelikult on mida kaitsta. Ta on uhke ja väärikas. Või siis mingisugune tanki varju pugenud tegelane, kelle esimene mõte on siit kuskile jalga lasta. No vot selles häda ongi, et tegelikult meil kulutatakse, luuakse sellist illusoorset kaitsetunnet. Vot see ongi see kuulume siia, kuulume sinna. Selge on see, et isegi NATOs olles, isegi USA tiival olles, see on selge, et see päev X tuleb. Sellest me ei ole, see ei anna mingit garantiid, et see päev X ei tule, kui Venemaa või meie juurde võib sisse astuda, sellepärast, et kui tekib konflikt mingit NATO vägedega, siis on selge, et me oleme esimene sihtmärk. Ja vaata, see ongi selline asi, et kuna see tegelikku kaitset ei anna mitte midagi muu kui isiklikud suhted, see tähendab, et vastasel korral, kui me ei toetuks ei NATO-le, ei oma kaitsekulutustele, kellele saame toetada? Eestis elavatele venelastele. Tõmmates neid enda poole. Me peaks hakkama sellest pihta, kui Eestis venelased ei taha elada Venemaa koosseisus, kui me neid eemali lükka ja ma tean, et nad ei taha elada seal, siis meil ei ole ka seda 5. kolonni, keda ära kasutada. Me tekitame seda 5. kolonni kogu aeg ise, me lihtsalt nagu praegu ongi selline asi, et me oleme oma rahva vastu. See riik on umbes nii, et rahvas läheb minema, las läheb minema, toome sealt lõunapiirilt veel neid migrante sisse, kõik on hästi. 4000. Toome siia, kõik on ilus. Kuidas saab, ütleme niiviisi, et me oma rahva jätame hooletusse ja siis me tahame, et keegi teine rahvas, ehk siis täna siis venekeelne seltskond, meist lugu peaks. Kui me ise oleksime suuremeelsed, hoiaksime oma rahvast ja teeksime kõik selleks, et nemad ära ei läheks. Kas sa arvad siis, et keegi teine rahvas, kes meie koos elab, ei taha olla selle rahva identiteedi kuvas? Ega siis lõppkokkuvõttes võtame Sveitsi, seal on mitu erinevat rahvagruppi, aga nad on kõik Sveitsi identiteedis. Ja püssid kodus ja ei ole mingisugust muret. Sama peaks olema Eestis. Kui Eesti riik loodi, siis oli ju see Eesti rahvas tähendas kõiki siin elavaid rahvaid. Et see Eesti tähendas identiteet. Manifest Eesti rahvastele. Just, see on identiteet. Me peame tagasi sinna jõudma, et me kaitseme seda identiteeti. Siin võib olla erinevaid rahvaid, erinevate kultuuriliste eeldustega. Ja mis nad kodus räägivad, see on üks asi. Aga nad tahaksid olla selle kuvas. Täna eestlast jooksed minema ei taha siin olla. Miks me siis tahame sundida mingit teist rahvast selles olema? Sinna lõimimispoliitikasse, ma ei tea, palju neid miljardites oli juba tükk aega tagasi, kogu aeg käib mingisugune salapärane tegevus ja siis on loodud, ma ei tea, ja ei ole, kogu see lõimumistegevus siiamaani on suunatud ju näiteks venekeelsetele inimestele, aga kes lõimiks meie oma inimese siia ühiskonda, et tema tunneks ka, temast oleneb midagi, ta on siinne kodanik, ta maksab siin midagi, ta on siin peetud, hoitud.
seda ei ole tehtud ja ütleme niiviisi, et kui me vaatame ka, et kogu aeg räägid, Ida-Virumaa on probleem, et et seal on liiga palju venekeelseid, et nad ei räägi eesti keeles. Tähtis on saada sinna mingisugune praegu enne valimisi veel kõige suur võidujooks, kes saab kuulsama venelase, et sinna panna enda siis ringkonda esindama. See on nagu üks asi, aga teine asi võtame, et aga kuidas seltskond saabki eesti keele selgeks, kui seal ei ela eestlasi? See ei ole võimalik ja kui nagu ainult vene keelt kuuled ümberringi, see on ju täiesti selge. Aga ma tuleks veel korraks selle tsiviilkaitse juurde tagasi. Et tõepoolest, et seda rõhutada just, et kulla poliitikud, võtke see asi ette. Selle asemel, et kulutada raha tankide peale, hakake tegelema tsiviilkaitsega. Soomes ei saa suurt maja ehitada, ilma et selle juurde ehitataks varjendit. Ja nüüd me siis... Need on need soomlased, kelle üle me hirmsasti armastame irvitama. Täpselt, et need ei ole kestlikud, need ei ole jätkusuutlikud ja meie siis, mis meie teeme, jätame oma inimesed kahurilihaks. Ja plaksutame käsi, kui oleme suure tanki ostu saanud, plaksutame käsi, kui oleme siia NATO väed sisse saanud. Aga mis inimesed peavad tegema? Ega oma inimene... See pole kellegi oluline. See ei ole kunagi prioriteet ja olemegi oma jutu alguses tagasi, kus oleme peaaegu juba omaks võtnud, et endast meil ei jätku, tuleb tuua keegi teised ja lõppude lõpuks, kui meid siin enam ka ühtegi ei ole, kuigi öeldaks, kui ka põlvepikku poisikene. Nüüd on asi aktuaalsem kui kunagi varem. Aga veel lõpetuseks midagi, meil on mingisugune minut jäänud. No tegelikult, eks siin minutiga ei saa palju ära ütelda, aga tegelikult me peaks hakkama olema vähem silmakirjalikud ja hakkama tegelema sellega, et me vaatame probleemile otse silma. Kui täna me poliitikud armastavad rääkida, et see ei kõlba sellepärast, et see ei käi kokku Euroopa väärtustega, siis kui need Euroopa väärtused on ainult see, et irvitada nende asjade üle, mis teistel ei ole püha, või teistel on püha, vabandust, ja siis on, kui me räägime inimõigustest ja sõnavabadusest, siis see, kui näiteks siin ajakirjanik räägib, et Justiitsministeeriumis tõemeeli räägiti sellest, kuidas Varro Vooglaidu kinni saaks panna, vangi saaks panna tema voldiku tegemise eest. Ja seda rääkisid, siin on välja toodud, et seda rääkisid nii meie inimõiglused kui ka siis õigusvolinik. Siis kuulge, kuhu me oleme välja jõudnud, et see sõnavabadus on ettekääne, et teistsuguste arusaamade või usuliste veendumustega inimesi alandada ja nende tõekspidamise mõnitada. Millisest Euroopa väärtust me räägime? Varro Vooglaid seisab perede eest, traditsioonide eest ja otsitakse Justiitsministeerium otsib võimalusi tema kinnipanekuks. Vaata, see on niisugune väga hea lõpp meie saatele. Kallis rahvas, mõtleme vahete peal, nende asjade peale mõtleme veel.